Tervist kõigile! Hõbekunn siin ja tänases osas räägin teile, kuidas tuvastada kuld- ja hõbetooteid, kui neil ei ole peal proove. Ja kui sind huvitavad videod väärismetallidest ja kollektsioneerimisest, siis hakka minu kanalit jälgima. Ja ma siis räägingi teile nüüd, kuidas mina teen selgeks, kas toode on päris hõbedast või päris kullast, kui ma olen näiteks tellinud selle toote internetist. Ja seal peal näiteks pole proovi. Kuidas ma olen kindel selles, et ma sain ikka ehtsa eseme. Ja täna ma teile seda näitangi siis, kuidas mina isiklikult kontrollin. Ja esimese asjana, kui mina olen näiteks internetist toote kätte saanud, teen mina magnetitesti. See tähendab siis seda, et hõbe ja kuld toodetel ei ole siis, ühesõnaga magnet ei tohiks teha midagi, et see ei tohiks haakuda. Ja esimese asjana siis mina teengi magnetiga. Mul on siin hästi tugev magnet ja see magnet siin hoiab 30 kilo enda küljes. Ja esimese asjana mina siis alati testin, kas see ese jääb siia magneti külge või ei jää, kuna kuld ja hõbe ei tohiks jääda. Ja nagu näha, see lusikas siin ei jää. Küll aga ainult selle testiga ei saa välistada, et see ese on ikkagi hõbedast. See võib olla ka mingi vasest näiteks ja üle hõbetatud. Nii et see on siis esimene asi, mida mina proovin. Ja nimelt on mul siin siis kuldripats ja ka kuld ei tohiks jääda magneti külge. Ja nagu näete, ei jää ka. Küll aga on siin näiteks mul vana Eesti 20 sendine. Proovisin peal pole, eks me kõik teame ka, et ta hõbedast tegelikult ju ei ole. Aga nagu naksti küljes, et veenduksite, et see ikka töötab. Ja näete, lusikaga mitte midagi, aga sent jääb kohe külge. See on siis minu kõige esimene proov. Siis ma saan nagu aimu, kas üldse tasub edasi vaadata, sest kui lusikas võtab mul kohe siia külge, siis ma tean, et siis ei ole enam isegi mõtet edasi vaadata, mis kuradi asi ta on. Aga nii ongi. Nii, järgmise asjana, kui te ei ole mingi kallis ese ja te olete näiteks mingit, ma ei tea, olete küll lusika ostnud, ma ei tea, üles sulatamiseks, mis iganes eesmärgil. Et saab proovida ka niimoodi, et kriidiga. Aga siis peate vaatama, et teie antud ese ei ole mingi väärtuslik või mida te reaalselt tahate, ma ei tea, edasi müügiks kasutada või kollektsioneerimiseks, et kui te lihtsalt sulatamiseks seda soovite, siis võite nagu proovida, et see peaks jätma lihtsalt sellise märgi või kriimud või midagi, et nagu, aga seda ei saa enam maha. Ja vaatame, kas see kriit teeb siis midagi reaalselt. Nagu näete, jättis see siia sellise korraliku kriimustuste raja kriit hõbeda peale. Et seda siit enam maha ei saa. Ja jälle saate näha, et jälle lähedamal õigele asjale. Magnet ei võtnud, kriit jättis märgi. Ja kolmandaks on olemas sellised happed, et nagu mul näiteks siin on praegu. Ja hõbele on olemas põhimõtteliselt selline happe, et on olemas testikivi. Et kui hõbedat selle peal kraapida, siis jääb see testikivile märge hõbe või see kriips või mis iganes metallis see on. Ja siis, kui kallata seda hõbe vedelikku hapet sinna peale ja see kriips ära ei haihtu, vaid muutub selliseks, vedelik muutub selliseks tumepunaseks, punakaks, siis on teada, et see toode on hõbedast. Aga alati peate siis kõvasti kratsima, sest mõned esemed on üle hõbetatud, et neil on hästi õrn kõht peal.
ja kui sa hõõrud, see hõbe võib sinna kivi külge jääda. Et kas viilite näiteks katki oma asja natuke siit ja kallate peale vedelikku või siis seal siis hästi tugevalt nagu kraabite. Aga mina, kuna mind see lusikas väga ei huvita, ma ei plaani temaga midagi teha, tulevikus ehk sulatan üles, siis ma täna näitan teile, mis juhtub, kui otse peale kallata. Ja kuna need hapid on väga ohtlikud, siis ei soovita tegelikult teha kinnises ruumis, sest see ei mõju teile hästi. Et kas, ma ei tea, väljas või kuskil hästi õhutatud ruumis. Mul on aknad siin kõik ilusti lahti ja ma ühe korra näitan teile, mida see tegema siis peaks. Ja mida see tegema peaks ongi, et see peaks jätma sellele hõbe esemele peale pleki, mida ei saa enam kunagi maha. Ja see plekk jääbki. Ja paljud ka saavad selle järgi siis aru, kui keegi juba on kunagi testinud ja see happeplekk on seal peal, et siis põhimõtteliselt juba on teada, et see võib olla hõbe, et lihtsalt, et vaikselt kontrollid üle võib-olla. Aga vaatame, mis ta teeb siis. Et kui see peaks olema hõbe näiteks, mingi muu metall või midagi, see hape sööb selle metalli või see muutub selliseks plögaks, see sööb lihtsalt ära selle. Aga hõbedale ta peaks jätma lihtsalt pleki siis. Ja kui see sama vedelik panna, siis jah, siia kivi peale, siis see vedelik peaks muutuma tumepunaseks, kui on õige hõbe. Ja nagu näha, siis tegelikult see vedelik on juba seal muutunud punaseks. Reageerib korralikult lusikaga ikka. Ja kuna ma ei viitsi siin väga kaua seda hoida, vaatame. Näete, plekk on peal, seda enam siit maha ei saa ja võin olla üsna kindel, et tegu on hõbedaga. Ja nii lihtne see ongi. Ja muidugi alati kõige esimese asjana vaadake, kas on proov peal. Sellel lusikal on siin proov peal 84. Kui proov on peal olemas, väga hea, teete väikse magnettesti. Kui tahate, sodite kriidiga, mina seda isiklikult ei tee ja vaatangi happega. Ja see lusikas on siis täiesti hõbe. Aga oletame nüüd, et tegu on mündiga. Ilus münt, hõbe münt, mille te ostsite internetist. Te tahate kindlad olla, et see on päris hõbe, et see ei ole mingi koopia, mingisugune järgi tehtud, plönn, üle hõbetatud. Tahate teada, et kas tegu on ikka õige hõbedega. Ja selleks minul see on juba tegelikult vana münt, aga ma näitan teile, kuidas kontrollida. Loogiliselt peaks siin alati olema proov, kui ta on puhtast hõbedast. See on siis 9, 9, 9, 9, 4 ja 9, ehk siis kõige puhtam hõbe üldse. Ja mina kontrollin neid nii, et noh, muidugi olge teie ettevaatlikumad, kui teil ikka uus münt on ja kollektsioneerite. Aga esimene asi on ikkagi minu puhul magnetitest. Magnet ei tohiks hõbedat võtta, nagu te juba teate. Näete, kinni see ei jää. See jäi kohe. Nii, esimene test läbitud. Aga selle järgi ei saa veel midagi teha, sest nagu te teate, võib olla see münt näiteks vasest, üle hõbetatud, mida iganes. Et järgmise asjana siis teeme sellise testi nagu kaalutesti, mis peaks olema kõige täpsem test, mille järgi te saate. Ütleme nii, et võite kindel olla, et see on ikka kõige test. Et kui teil on proov siin peal ilusti, münt näeb välja ilus, ei ole mingi väga veidraid asju, mille järgi te võite järeldada, et keegi võib-olla üritas järgi seda teha. Magnet ei võtnud. Järgmise asjana teemegi kaalumistesti. Et kuna te teate juba võib-olla, et 1 troy ounce peaks olema siis 31,1 grammi, et seal natuke üle, hästi väheke allapoole, et see on täiesti okei.
et 31,2 isegi seal tihtipeale on täiesti jumal normaalne, okei. Et 31,1 siis põhimõtteliselt oleks ideaalne kaal sellel mündil. Ja võite arvata ka seda, et ega ju need, kes toodavad neid, et kui siin on lubatud 1 troi ounce, et ega nad ju ei taha panna siia rohkem seda, et miks nad peaks panema rohkem, et te saate odavama hinnaga siis nagu rohkem hõbedat või, et nad ikkagi kõik tehakse täpselt ja tihtipeale kõik koopiad, mis tehakse, et kui neid kaaluda, siis need on ikka väga puusse, et käes hoides tundub võib-olla sama, ei saa arugi. Aga peale pannes võib olla seal 38 grammi, 26 grammi, mis iganes, midagi niimoodi, et vaatame, kas kaal on enam-vähem kalibreeritud. Ma enne proovisin kalibreerida, et praegu mul grammid ees, et mul on siin üks 100 grammine selline väike kangike, vaatame, mis ta enam-vähem näitab. 100,01, see on täiesti mega ideaalne lihtsalt. Ja kuna selle münt siis on 31,1 grammi, peaks loogiliselt olema natuke peale seal 0,010 või mis ta veel seal midagi on. Et ühesõnaga 31,1 on täiesti ideaalne, vaatame, mis see münt on siis. 31,1 pahi. Ja nende 3 asja põhjal võin mina põhimõtteliselt võtta, et see on täiesti ehtne hõbemünt. Ja nii lihtne see ongi. Ja järgmise asjana näitan teile, kuidas testida kulda, kui näiteks teil pole peal proovi. Selle Ripatsil on 585 siin peal, aga näiteks kui teil ei ole proovi peal ja see näeb nii kuld välja ja lihtsalt te ei tea, kas see on kuld või ei ole. Jällegi magnet ei võta, super, esimene test läbitud. Nii, siin on 3 vedelikku mul. Need on kullahapped siis järelikult, et nendega ma hakkan testima, kas see on kuld või ei ole. Siin on mul testikivi, sellega siis on nii, et põhimõtteliselt kui ma seda kulda seurun, jääb siia mark, ma kohe näitan teile. Et põhimõtteliselt jääb selline märge siia. Ja kui ma nüüd siia panen peale seda, alustame kõige lahjemast happest, ehk siis 10K on meie standardite järgi prooviga 375. Et kui see märge jääb järgi, siis ma võin kindlalt öelda, et see kuld on vähemalt prooviga 375. Midagi muud ma ei saa sellest järeldada. Ja kui see kaob ära, järelikult ei ole ese kullast. Nagu näha, ei juhtunud midagi, see on ikkagi alles. Nüüd proovime. Kuna me nüüd teame, et tegu on vähemalt prooviga 375, siis liigume edasi. Tegin siia sellise märgi keskele ja vaatame. Mida teeb happe 14K happe, ehk siis meie standardite järgi 585. Kas see sööb selle kulla ära siit või jääb jälg alles? Nagu näha, on jälg alles. Järgmiseks. Nüüd me teame. See ese on siis vähemalt prooviga 585. See on juba suur edusamm. See on juba korralik ehteproov, kullaproov. Aga äkki see on veel võimsam proov. Vaatame, mis juhtub. Teen siia 3. Paksu triibu. Proovin korralikult tõõruda teile siia seda
et ilusti näha oleks. Nii, on näha küll ilusti ja võtame siis 18K happe ehk siis 750 meie standardite järgi. Proov 750. Vaatame, mis, kui triip alles jääb, on see sõrmus prooviga 750 vähemalt. Kui see sööb selle antud kulla siin ära, järelikult ei ole. Ja on alla selle see proov, ehk siis 585 või natuke kõrgem. Ja nagu näha, sekundiga sõi see selle kulla ära. Ja nii võimegi veendada, et meie kuld siin on prooviga 585 või natukene kõrgem. Ja nii lihtne see ongi. Ja lõpetuseks räägiks teile veel, mis võimalusi on. Kui teil on natuke rohkem raha, saate osta mulle sellise masina, mis maksab ligikaudu 1000 euri. Ja see masin siis teeb sellist asja, et te panete sinna, oletame, et see on see masin, siin on selline rist peal, panete mündi siia keskele, kirjutate sisse proovi, mis te arvate, mis see võiks olla, näiteks panete proov 999, trükite sisse ja siis see masin mõõdab, kas see on prooviga 999 või ei ole. Ja siin on väike selline skaala, kui see münt jääb sinna, selle keskel on kriips, kui see kriips jääb sinna skaala sisse, on järelikult päris hõbe. Ja kui see kriips läheb ühele poole või teisele poole, siis on see täiesti väljas ja see ei ole tegu selle prooviga hõbedaga, mis te sinna sisse trükkisite. Ja on olemas ka veel kallim masin, mis maksab umbes 12 000 eurot. Ja tollega on lihtne. Vahet ei ole, mis hõbetoode, kuldtoode teil, mis iganes, mis toode teil on. Panete selle sinna sisse ja ekraani tuleb automaatselt. Absoluutselt kõik metallid, millest on see tehtud. Näiteks 75% kulda, ma ei tea, 10% mingi tsinki, 15% mingi vaske, kõik mis iganes metallid, kõik ütleb teil ekraani peal ära. Ja kõik kullakangid, vahet ei ole, mis nagu kuld või hõbe teil on, et too näitab nagu kõik metallid ja kõik materjalid ära, mis seal sees on. Ja päris krõbe hind ka ikka. Ja mina siis lõppude lõpuks olengi siis selline, kes teeb lihtsalt, vaatab. Kas on proov on peal, super, magnet ei võta, teine test läbitud, kolmas test on hape. Kui see näitab ka, et kõik on õige, siis minu jaoks on test läbitud ja kõik on õige. Kui te saite selle videoga targemaks, teile see video meeldis, te tahate näha veel tulevikus lahedaid videosi väärismetallidest ja igasuguseid õpetusi, siis olge hea, hakake minu kanalit jälgima ja te näete alati ära, kui tuleb uus video. Kui teile see video meeldis, pange like, see aitab tuua mu kanalile rohkem liikumist, et ka teised inimesed näeksid. Ja oli tore, näeme järgmises videos. Tšau!